Nüüd me oleme Võru linnakodaniku Jüri Luigega, aktiivse Võru linnakodaniku Jüri Luigega tulnud siia Võru linna äärde Prügimäele. Et siin on tekkinud selline prügimägi, mis justkui on linnavalitsuse poolt sanktsioneeritud või lubatud, aga tegelikkuses, nagu ma aru saan või nagu võib aru saada, on tegemist sellise isetekkelise prügimäega, kuhu siis inimesed toovad mida iganes, praktiliselt kõike. Kahjuks jah, nii et praegu me seisamegi sellise koha juures, kus me saaksime, ütleme, see on mu viimane mainimine valimiste puhul, et juhul, kui ma peaksin olema volikogus, siis siin järgmine aasta on puud. Jah, et sa lõpetad selle pulli ära ühe sõnaga. Ma lõpetan selle pulli ära, jah. Aga ütleme siin selgituseks veel, et tegelikult see pull siin ei ole mitte niisama pull, vaid see ümberkaudsetele elanikele põhjustab ikkagi tõsist peavalu. Tähendab, ta tekitab peavaluga juba sellepärast, et see planeering, mis tuleks nüüd kiiresti seisma panna, tekitaks siia veel täiendavad. Ühesõnaga siia see prügimägi ongi tekitatud selleks, et justkui seda läbimurret siis, seda Kreutsude tänava läbimurret siis ära teha nii-öelda. Aga nüüd küsimus on selles, et nii kaua, kui see on nagu prügimägi, siia tuuakse mida iganes, eks ole. Ja kuna kontroll ikkagi puudub, siis sellisel juhul, kui siia ka hakatakse midagi rajama peale pargi, siis sellisel juhul see pinnas on juba veega läbi vettinud, siia tuleb täiendavalt peale. Ma vabandan veel korra, et kas see ongi see sama koht, kuhu toodi, kus sa ükskord rääkisid, et toodi neid kesklinna väljakud, mis olid selle vana keskväljaku, selle Turuplatsi, need munakivi sillutise kivid. Need toodi ka siia või? Kõik toodi siia, eks ole, sorteerimata. Et need on ju ajaloolised kivid tegelikult. Sellest sai omal ajal räägitud ja seal mingisuguseid siis selliseid mingid kaevamisi või asju selles mõttes, et midagi huvitavat leida, sellist asja seal üldse ei toimunud, eks? Ei, kus kuram. Lihtsalt kaevati kõik julmalt üles ja toodi siia Prügimäele. Toodi siia, eks ole, ja sealt sa leidsid vist isegi mingid päris huvitavaid asju või? Jah, aga see on omaette teema, aga reeglina ma ei tahaks olla prükkar, aga praktiliselt need leiud, mis läksid sinna Prügimäele, eks ole, kui paljud oleks tahtnud olla selliseks prükkariks, et sealt vaadata, eks ole. Et need oleks kõlvanud muuseumi? Jah, need oleks kindlasti kõlvanud muuseumi. Ühesõnaga, et Võru linn, siis Võru linnavalitsuse juhtimisel siis viidi sisuliselt arhitektuurilise või siis muinsusväärtusega asju viidi sisuliselt Prügimäele. No tähendab, kui viia juba 2 asja ära, siis see on ka mitmuses asju. Pole lugenud, mina leidsin seal 2 päris asjalikku asju, mida praegu ei pea ütlema, need olid ära visatud praak, eks ole, kuna siis arvestada, et kui siis keegi peaks mulle nagu hagi esitama, siis ma ei tea, palju see 16 kilo kive maksab ja ütleme, need esemed, mis ma siis nagu leidsin, metall, no ilmselt mulle saaks hagi esitada kuskil, kuule, 10 tuleb ära. Kui on võtta sellest vanast, muidugi ajalooline väärtus on neil kõva, midagi pole teha. Nii et võt selline lugu. Ja neid vanu kive ei ole praegu, eks ju, neid vanu ajaloolise siis Võru turuväljaku, neid kive ei ole kuskil eksponeeritud ka ega mingit pidi välja pandud. Tähendab, põhimõtteliselt järgmine aasta, kui ma saan oma kogusse korraliku inventuuri teha, eks ole, ma eksponeerin ja ütlen ka, kus ei, ma mõtlen linnavalitsuse poolt. Jätta nüüd. Et tavaliselt selliseid asju ju eksponeeritakse ajaloolise väärtusega asju. No ta eksponeeritigi siia Prügimäele ja siin siis, nagu öeldakse, tegusad linnakodanikud mõned asjad päästsid, mõned asjad ilmselt jäid ka sinna alla. Tähendab, veel kord ütlen, kui sa midagi üles kaevad, siis võtta sinna mingisugune muinsuskaitse. Tegelikult oleks pidanud seal toimuma arheoloogilised kaevamised, eks? Hunt sa teab, ma nii hästi seadust ei tunne, aga vähemalt ühe spetsialisti oleks võinud küll sinna kõrvale võtta, sellepärast, et oli tookordne tehnika, kuidas tookord tehti, eks ole, isegi kui... Ei, aga kui sa kaevad sealt vana munakivi sillutise, ma ei kujuta ette, mis sealt alt võib välja tulla Turuplatsil veel, vanal Turuplatsil, eks ju. Just, aga seda ei tehtud ja nüüd on see nüüd, nagu öeldakse, kaduv väärtus ja nüüd on sinna juba niivõrd palju, ma käisin täna hommikul vaatamas, nüüd on sinna niivõrd palju sodi veel peale toodud, et nüüd on ta tõeline prügimägi. No seal nüüd peaks korraldama siis väga suured kaevamised juba Prügimäel, aga see on niisugune nali. Aga igasuguste keskkonnanõuete
järgi sellised prügimäed peaks olema, sellised isetekkelised prügimäed peaks olema ju ammu likvideeritud ju. No, likvideeritud kindlasti peaks olema Ei, ma mõtlen seda, et kui see Võru sotside linnavalitsus nagu räägib, et mingisugune aus ja tegus linna juhtimine ja siinsamas sisuliselt elamurajoonis on selline, noh, ma ei oskagi öelda, kuidas seda nimetada, täielik prügimägi tõesti, kus siis? Ei noh, tähendab, mitte täielik prügimägi, vaid ma arvan, et silt jääb peale, sinna on ju kirjutatud. Ta on moodne sõna, on jäätmite mahalaadimine. Noh, kooskõlas siis linnavalitsusega, okei, siis ju siis Aga ma saan aru, et siia on toodud ka igasugust muud prügi. No, kui keegi viitsib teha ringkäigu, siis ta näeb, et tegelikult on siia kõike toodud. Absoluutselt kõike, sellepärast, et kui siit poolt on veel mingisugune, ütleme näiteks, ma ei tea, kas tu kaameras üleval töötab või töötas, aga kui teiselt poolt tuua, seal ei ole mitte mingisugust, too mida iganes, eks ole. Nii et noh, järelevalve on 0 ja selge pilt, kui prügi maha panemise koht, küll siin ikka tuuaks. Näiteks, kui ma tahan prügi panna, miks ma sealt pean panema? Ma panen sealt garaažide juurest ja panen sinna kohe prügi. Ja mitte keegi ei pane tähele, mida ma toon, eks ole. Ja ei peagi siia üles teiste sõnnikusse ronima. Aga võt, see on nüüd see lugu, mis tingis ka tänase siia tuleku, oli see, et ma olen iga kord, kui enne valimisi olen teinud kokkuvõtte valimisreklaamist. Sellepärast, et okei, mis on tal tänava peal, rikuvad silma, eks ole, ega inimesi neid rohkem häirib ja mida suurem see reklaam on, noh, seda kahjulikum ta tollele erakonnale. Eriti veel, kui sa paned isikulisi asju üles, noh, hea näide oli selles, kui oli seal omal ajal härra Munski pani üles oma valimisreklaamid, siis oli tal seal kiri peal, et mis Munskil oli, Munskil, meest sõnast, noh, naljamehed muidugi kirjutasid sinna juurde, et Munskit teadagi millest, no milleks noh, ütleme selliseid asju üles panna. Aga räägiks sellest reklaamist, mis pannakse postkasti isegi siis, kui sul on kokku lepitud postiljoniga, et ütleme, reklaame ei pane. No, kas need on tõesti sellistesse postkastidesse ka pandud? Mul on ka, et ära pane, eks ole, reklaami, aga ma võtan oma postkastist, eks ole, ja polekski nagu... Et siis on ilmselt sama diil tehtud, mis selle Võru linnalehega, et see on nagu selline hädavajalik info, siis, mida tohib panna kõikidesse postkastidesse. Just, eks ole, ja see, kui sa ütled, et ma ei soovi teda, no siis igal juhul ta tuleb, eks ole. Ja see on nagu kutsumata külaline siis. Jah, nii. No ühesõnaga, miks ma täna olin eriti veel kuri postkastis kõige muu rämpsu reklaami hulgas, oli ka siis sotside see lauluraamat, ilus punane, noh, nagu manifest, eks ole. Siia me veel jõuame. Aga siis ma tegin sellise samase uuringu, nagu ma tegin 4 aastat tagasi, et kui see sisu, noh, ükskõik, mis erakonnal on, nagu ta on, suured lubadused, aga et kas tal mingisugune reaalne väärtus ka oleks. Ja väärtuseks saab olla ainult siis, kui ta oleks inimesele kasulik. No järelikult, kuhu ma selle reklaami panen, kas prügikasti või ahju? No ma tegin ahju katse. Seekord midagi pole teha, ütleme... Ei põlenud? Oi, oota nüüd. Ma ju võrdlen kõik ikka ausalt, eks ole. Ütleme, reklaami osas, sest ainus väärtus, mis reklaamidel on kütteväärtus. Ehk teiste sõnadega, kas ma saan panna ahju küdema. Ma olen ise ahjuküttega majas. Ja mis seal salata, Isamaa liit tegi teistele ära nagu partkonnale. Sellepärast, et Isamaa liidu leht ma sain võtta 4 ja ma sain panna 4 korda ilusti ahju küdema. Kõik ülejäänud reklaamid. Ühe vitsaga, muidugi eriti see, sest on kõige paksem, eks ole. Kas tead, tal ei ole isegi kütteväärtust, ainult tossu ajab. Ma isegi ei saanud aru naljaga pooleks veel, kas see on siis, see toss tuli sellepärast, et ta on tehtud sellisest halvast materjalist või siis pani... Pigem liiga heast materjalist, et kui ta on kriitpaber, siis see kriit ei põle lihtsalt. No ja ma tahtsin öelda, et ma ei tea, kumb rohkem tossu tekitab, kas tühjad lubadused või siis see materjal, eks ole. Aga ma pean nüüd võtma oma märkme välja, sellepärast, et see, ma tegin siit vähe märki, eks ole. Ütleme siis niimoodi. Seesama ja pluss siis Allase isiklik esinemine. Kui ta räägib, et
siin on nende kõik plaanid kirjas ja nemad kedagi ei musta. See on niisugune konksuga lause, sellepärast, et ja teiste vigu ka välja ei too. Kallid sõbrad, kui sa oled 8 aastat võimul ja kedagi teist võimu juurde ei lase, siis sul ei olegi teiste mingit pläkki midagi rääkida, sest et sa ei peagi neid välja tooma üldse, sellepärast, et sa ise oled kõigest süüdi. Ei, selles on see küsimus, et ise oled teinud, kedagi teist sa ei ole ju võimule lasknud, eks ole. Järelikult teised puht füüsiliselt ei saanud midagi halvasti teha, sa ei saagi teiste kohta halvasti midagi öelda. No absoluutselt, jah. Jah, aga kui võtta nüüd selle järgi, mis nad siin kõik lubanud on, eks ole, noh, kasut põhisõnat on siin, ma kirjutasin kohe üles, toetame, arendame, juurutame, nii edasi. Ja ma tegin niisugust kerge aritmeetika, kui kõik need lubadused, mis siin kirjas on, nad täidaksid ära 4 aastaga, siis te võite üle arvutada. Ma võin ilmselt 0,2-ga eksida, aga selleks oleks tarvis 1,2, ma ei eksi nüüd sõnaga, miljardit eurot. Meil seda raha kunagi ei ole, ei saagi tulema. Järelikult lubadused on puhas õhk. Mida me veel siin loeme? Meie toetame. No toetame, pane õla alla, ma kiidan siin. Näiteks sa tahad osta sedasama kaamerat, milleks ma filmit uut, eks ole. Palun, ma toetan ka sind. Kui sa oled kaamera ära ostnud, eks ole, siis ma ostan sulle sinna pakkepaberi ümber, eks ole, võib-olla 2 lõhnakuuske ja midagi taolist. Ütled, ma ei ole toetanud. Või annad sotsiaaldemokraatide pastaka, nagu praegu on, et Anti Alas käib mööda koole ringi ja jagab õpetajatele nii-öelda õppevahendeid, milleks on sotsiaaldemokraatide kirjaga pastakad. No seda on nüüd niivõrd kõvasti juba kajastav, et ma loodan, et selle kohta, nagu ma aru sain, tuleb vist isegi mingi uurimine, olen juba kuulnud. Aga tahtsin veel seda öelda ka, et noh, põhimõtteliselt, ma hakkan kohe tsiteerima natuke seda ka, eks ole, on see lugu, et Allas ilmselt on PR-meeste või ise õppinud ära natuke sellist, muide sotsiaaldemokraat on ka ST kunagist propagandaministrit Goebbelsit. Ja tema ju ütles, et ega inimene loll ei ole, ta valet ei usu, ta usub väga suurt valet. Ja kui sa paned ikka kõva loo hakkama, usu mind keegi usubki veel, eks ole. Nii ta siin. Goebbels siis ütles niimoodi, et valetama peab nii, et sa lõpuks ise ka hakkad uskuma sellesse. Ja. No ma tooks siis... Ilmselt nad ise ongi oma valesid hakanud uskuma. Just, eks ole, näed. Siis, kuidas on siis, nagu öeldakse, et oma 8 aasta valitsemise ajal tegemata jätud töid võib ka sõna osavalt ära ju siluda. No kujuta pilti. Siin on tsitaat sellest samast punast raamatust. Tunnistame, et Sademede probleemid on üks Võru linna taristu kitsas kohti. Pärast 800 võimulolekut nad siis tunnistavad seda, eks ole. Viime läbi uuringut ja töötame välja lahendused nende probleemide lahendamiseks ja sulgudes oli pandud siis Võrukivi linnaosa, Luha tänav ja Võrusoo piirkond. Oot kord, see on täielik hülgemüla. Aga kus Roosi tänav on? Isegi ei lubata. Nii, aga no ilmselt nad planeerivad seda, et see Roosi tänava piirkond kaevatakse täiesti üles, et siis tont teab, mis siit üldse välja tuleb või saab. Ei noh, ja ka millal, sest et veel kord ütlen, eks ole. Mingit tähtaegu pole antud, et see võib-olla juhtub järgmise 100 aasta jooksul. No isegi loll kraavikaevaja saab aru, et noh, need äravoolu probleeme lahendatakse kõigepealt altpoolt, eks ole. Sest ega sa ei tokitud sealt ülevalt poolt, kui sa hakkad parandama midagi, siis sellisel juhul vesi ju kuhjub, eks ole. Noh, nii see ligi tolt ongi. Aga noh, ütleme, kui nüüd sotsid jäävad võimule, no see on selge pilt, eks ole. Siis siit Jüri tänava algus, seal luputab sitaga ja siit poolt majad on kõik ilusti, no juba praegu on, eks ole, on keldrites vesi, nii jääbki. Kui sellist asja rahvas tahab, palun, ega ma ei keela sotse valida. Nii. Aga mis mind ennast natuke nagu häiris, oli see, et siin on üks lubadus, selles samas jälle punases lauluraamatus, manifestis, on kirjas, et tehakse hästi palju lemmikloomade kalmistuid. Sõbrad, kuskil pole kirjas, et kui ma tahaksin tulla selle lemmikloomaga siin välja, ma olen ise koerapidaja,
tahan kuskil kõndida, ma tahan korraks koera lahti lasta, ei saa, sest et neid igas teises linnas on juba need piiratud alad, kus sa saad lasta koeral jalutada, mitte ainult rihmaautos käia, eks ole. No kui neid selliseid kohti ei ole, ma ei saa loomad käia, see on selge pilt, et see linnavalitsus ei taha, sotsid ei taha lemmikloomi ja sellepärast hakatakse juba mõtlema kõigepealt mitte kuidas lemmikloomi pidada, vaid neid kõigepealt kuidas nendest matta. Sest et lubadus on, teeme need lemmiklooma kalmistud. No see on umbes sama, et Allas ei mõtle selle peale, et kuidas tagada vanuritele või eakatele inimestele inimväärne elu, vaid siis, nagu ta oma ema puhul ütles, et ta mõtleb selle peale, kuidas ta ära pensionaati saata. Tähendab, kuigi Anneli Ott ütles selle peale, et tema oli oma vanaemaga 40 aastat koos ja see, kuidas vanaema andis nii temale kui tema lastele seal igasuguseid õpetusi ja suhtles ja aitas neid, et see on nagu täiesti sellise kordumatu väärtusega. Ma ütlesin Facebookis ka, et kui ta niimoodi ütles, see on ikka täielik sigadus, sellepärast, et mul on tõesti kahju, et ma ei olnud selle intervjuu või selle nii-öelda väitluse, Eurotelgi väitlusele ei olnud lõpuni kohal. Et mul jäi see lõik nagu kuulmata, sellepärast, et enamus oli seal niisugune puhas kamarajüra, mis tehakse valimistes, ma ei suutnud seda kuulata. Aga kui seesama Allas lubab jälle selles manifestis, lubab teha näiteks linna liikumise turvalisemaks. Mida sa siin räägid turvaliseks tegemis just jalakäijate kõigi osas, eks ole, kui esimest aastat algusest peale peaks pidanud kontroll peal olema. Esimest aastast sa kurat ei suuda isegi kontrollida seda tõukside jama, eks ole. Iga nurga peal nad vedelevad, signaale liikumiseks ainult kellasid, kas ei olegi peal või nad ei tööta, eks ole. Ma pean kogu aeg valvel olema, et jälle nõuht ühelt poolt, nõuht teiselt poolt on, eks ole. 2 korda oleks mul peaaegu koer alla aetud. No, sõbrad, kuski kandi peal peab olema piir, sest ma sugugi ei ole kindel, et selles lepingus on kirjas, et nad tohiksid sõita, need tõuksid tohiksid sõita kõnniteel, kus ei ole ette nähtud ka seda kergliiklusrada. On nüüd laiad kõnniteed, eks ole. Nad sõidavad kõikide kõnniteede peal. Kõikide kõnniteede peal, tähendab ilmselt, kui see on niimoodi... Isegi seal, kus sõidutee on piisavalt lai, et saaks seal ka sõita. Küsimus on selles, et kui see on nüüd lepingus niimoodi tehtud, siis kõige väiksem asi, kes lepingu alla kirjutas, mis tuleks teha hetkega, on haldustrahv, aga mõnes teises... Alla selle siis või? Kes alla kirjutas? Ma ei tea, kes selle lepingul alla kirjutanud. Sest ma saatsin teabenõude ja sealt tuli ainduks kamarajüra. Aga kes on alla kirjutanud, see peaks nüüd selle pulli eest ka vastutama, sellepärast, et... lõppkokkuvõttes vastutab ikkagi linnapea kõige eest, mis linnast toimub. Ta on selge, eks ole, aga ta on umbes niimoodi, nagu üks mees puht füüsiliselt ei saa Eestis, see on anekdoot, juba ei saa tagasi astuda, siis tema saaks nagu tagasi astuda, aga tema niisugust asja ei tee. Mis ma tahaksin öelda on see, et mis seal ikka, mis seal ikka, valid alla, sa saad sotsid, valid tuliku, saad sotsid, valid selle Visnapuu, saad sotsid, Keskerakonna valimine tähendab kohe kindlalt sotside saamiseks. Ega ma nüüd ei keela, kui ikka väga nii tagumiste igemete tagant sügeleb, valigi need sotsid, aga mõelge korraks ühe suure plaani peale. Võru on lõhki laenatud, nii. Investeeringuteks ja kõikideks on tarvis raha, kus me seaduslikult, ma ei räägi seaduslikult, kus me raha saaksime valitsuselt, aga selleks, et valitsuselt raha saada, peaks meie koalitsioonis olema siin esindatud ja just enamuses esindatud parteid, kes on ka seal Toompeal võimul. Ehk Reformierakond siis? Ei, ma ütlen selles mõttes, et kui sotsid ei ole valitsuses ja ei saa ka järgmisse valitsusse, siis suures plaanis isegi, kui keegi sotse armastab, aga mõeldes Võru peale, ei tohi sotse valida. Praegu on Keskerakond meil siin võimul küll, eks ole, nii, aga ta on vähemusosalusega. Ta on nagu käpiknukk või selline sülekoer, et tal ei ole mingisugust otsustusõigust ega sõnaõigust. Tallinnas Keskerakonna juhtkond vilistab sellise lahenduse peale. See pole nende jaoks jätkusuutlik. Võib-olla seal tänu sellele on üks põhjusi, miks pärast kõigi eelduste kohaselt. No siis peaks ilmselt keskerakondlane pandama linnapeaks, et siis võib-olla midagi paraneks. Tähendab, või siis mõne juhtiva ala peale abilinnapeaks. Siis võib-olla ka
Ja siis võib-olla jah, kah oleks nagu asi oleks okei. Aga muidu ei kannata. Et ühesõnaga valida seekord, mitte et ma teeks niisama reklaami, vaid mõtlen selle suure plaani peale. Tuleks valida EKRE-le anda hääli ja Isamaale. Et siis kolmanda jõuna saaks vastavalt olukorrale võtta kolmas inimene veel, kolmas lepingupartner veel juurde sinna, et teha koalitsioon. Parim muidugi Võru jaoks oleks laiapõhjaline koalitsioon, kõik ilma sotsideta. Sellepärast, et ma arvan, ma ei ütle kah mingisugust erilist saladust välja, et pärast kohalike valimisi on planeeritud ära teha ka Toompeal muudatus. No nüüd peab vaatama, kes seal kellega kokku mängib. Juhul kui ei... Võib-olla seal lähevad sotsid koalitsiooni Toompeal. Õnneks on see välistatud, tähendab, see on ilmselt Reformierakonnas tehakse siis mingi juhtkonna muudatus ilmselt, kuna Kallas ei ole ennast õigustanud, siis vahetatakse ära Reformierakonna esimees, kes oleks võib-olla nõus siis näiteks EKRE-ga tegema koostööd ja tehakse koalitsioon Reform, EKRE, Isamaa näiteks. Nii julgelt ma ei väidaks, seal võib tekkida vana koalitsioon tagasi, EKRE, Isamaa ja Kesk või? Just, eks ole, võidakse teha selline variant. Kuna nüüd on Kesk aru saanud, et sellest EKRE väljaviskamisest koalitsioonist ei ole tema positsioonid paranenud või hoopis halvenenud? Tähendab, see oli, ma kardan, et vaata, et EKRE mängis iseennast sealt koalitsioonist välja, sellepärast, et see oli väga hea PR-trikk minna sellesse opositsiooni ja seal enne valimisi lüüa reiting lakke, paremat ajastust annab otsida, et kes selle välja mõtles 5+. Okay. Aga võt see lugu on, et kallid valijad, mõelge, nagu öeldakse, Võru jaoks suurelt. Ühesõnaga EKRE või Isamaa siis? EKRE või Isamaa seekord, et see oleks enamus ja siis tuleb võtta kolmanda või neljandaga kõik ülejäänud välja arvatud sotsid punti, seepärast, et sellisel juhul on garanteeritud Tallinnast Võrru investeeringud, kuna nii või nii välja arvatud sotsid, keegi saab valitsusse, kas praegusse, pärast uusi parlamendivalimisi või midagi taolist, nii et raha oleks vaja, vot siis saab teha. Kui ikka rahakott on laua peal, siis sellisel juhul saan ehitada ka, aga kui ma lähen ainult jutuga ja plaaniga ja mul sentigi taskus ei ole, siis see on naljanumber. Okay. Suur tänu! Palun!